Tere päevast! Oleme üle tükki, ma isegi ei tea, mis ajast jälle Kuku Raadio Tartu stuudios salvestamas tähenduse teejuhtide vestlusringi. Et meil siin on praegu 27. veebruar kell 3, et Kuku Raadiosse jõuavad need 3 lõiku, mis ma sellest lõikan tõenäoliselt siis 8. veebruaril, nii et kes te siis kuulate meid Kuku Raadiost, teadke, et täismaht sellest vestlusest on olevas siis Edmund Burke'i seltsi YouTube'i kanalil. Aga nüüd asja juurde, nagu ikka, on suur hea meel tervitada 2 saatekülalist. Tere tulemast, Jaak Kikas. Tere. Tere tulemast, Lauri Järv. Tere. Et tegime siin rehnuti enne, et Jaak, kas oli siis 10. kord lugesime kokku või? See nüüd peaks siis 10. olema, ja. Lauril vaatasime, et 5, nii et mõlemad teenekad külalised ja kasutan kohe alguses võimalust tänada teid selle aja eest, mis te olete eraldanud siin minu ja raadiokuulajate harimiseks, et suur aitäh kõigepealt kohe. Kuidas ilus eestikeelne ütlus on, et nauding oli kõik meiepoolne. See on tõesti. Siukene eestikeelne väljend on tekkinud siin küll viimasel 30 aastal. Et täna on meid siis toonud kokku siuke sõna nagu kujutlusvõime. Ma panin talle saate tööpealkirjaks kujutlusvõime on taju lõiked ära ja tänasel saadel on minu jaoks võib-olla veel suurem praktiline väärtus, kui siin keskmistel ongi, et ma pean nimelt siin siin juba paari tunni pärast siis Vabas Akadeemias samal teemal loengu, nii et on viimane võimalus siin hankida värsket informatsiooni, millega suures plaanis on mul struktuur paigas, aga tänuväärne võimalus siis nendel teemadel veel enne enda ülesastumist rääkida. Ja nagu ma ütlesin, siis vahetu põhjus või tõuge sellele saatele on siis tähenduse teejuhtide 61. number, mis tulid tagasi täpselt nädal tagasi, siis laupäeval, eelmine nädal. Teema siis kujutlusvõime ja füüsika nurgas astus siis üles Jaak Kikas. Loo pealkiri, mis on kujutlusvõime ja Laur, millal sina pidasid selle loengu, mis sa saatsid, ma jään meelde? See oli ikkagi jaanuari lõpupoole, nüüd 6 aega tagasi umbes. Ja see oli ka, kas pealkiri oli igatahes mõtteeksperimendid ja... Mõtteeksperimendid füüsikas. Mõtteeksperimendid füüsikas, jah, ja lõpuks suubus asi siis õnneliku kokku või tähendusliku kokku sattumise raames siis kujutlusvõime filosoofiasse ja ma arvan, et kõige parem meil sellesse teemasse nüüd sisse hüpata ongi vast selle kaudu, et kujutlusvõime ja mõtteeksperimendid siis füüsikas, et loen siit hakatuseks lõigu Jaagu kirjutisest ja siis palun teil seda kommenteerida, siis vaatame, läheb jutt liikvele ja kus ta siis meid välja kannab, seda me näeme. Et teadusliku, see on siis nüüd lõik Jaak Kikase artiklist, mis on kujutlusvõime. Teadusliku kujutlusvõime spetsiifiliseks vahendiks on mõtteeksperimendid, need on katsed, mida erinevatel põhjustel pole võimalik praktikas korraldada, mille analüüs toob aga selgelt välja situatsiooni kirjeldava teooria õigsuse või vastandteooria ekslikkuse. Tuntud näiteks on siin Einsteini mõtteeksperiment vabalt langevast liftist, et demonstreerida kiirendusega liikumise ja gravitatsioonivälja ekvivalentsust. Teine tuntud mõtteeksperiment on valgulöökidega, mida jälgitakse Cornelia rongiga kaasa sõites või siis liikumatult platvormid. Et minu meelest see või ma eeldan, et see on sama katse või mõtteeksperiment, millest oli jutu ka siis selles põhiintervjuus Mark Vernoniga, kus ta ütleb siis, et Einstein kujutles ennast valguse kiirusel sõitva rongivagunis või midagi sellist. Et võib-olla hakkakski sealt pihta, et mis selle konkreetse näite selle konkreetse üksiku näite varal siis laiemalt sellesse teemasse sisse minna. Aga ma kujutan ette, et need on nüüd näited, millest Laur enamgi oskab rääkida. Ta oma loengus vist rääkis ka nendest, mul on nii palju kui meelde jäi seda vaadates, nii et võib-olla
Laur kommenteerib. ja tähendab, see rongi näide on olemas ka eestikeelses raamatus eri- ja üldreaktiivsusteooriast, sulgudes üldarusaadavalt Einsteini siis tekstitõlge. Ja minu arust on see erinev eksperiment sellest valgusega kaasa lendamisest. See on erinev. Et kujutame ette, et sõidab rong, üks isik on rongi keskel ja üks isik on platvormil. Ja siis tabavad rongi esiotsa ja tagaotsa välgulöögid. No selles mõttes välgulöök on väga hea lühikene kindel hetk, mis ei võta pikalt aega. Ja nüüd on küsimus, kumb siis rongi ots sai välgutabamuse enne. Ja Einstein arutab, et see siis kaasreisjale rongi keskel, täpselt keskel siis paistab, et see oli samaaegne. Et need välgud tabasid esiotsa ja tagaotsa samaaegselt, aga see, kes on platvormil, selle jaoks tundub, et ei, et see on vahe sees. Et kuna valgusel kulub ju levimiseks aega, siis need ei saanud toimuda samal hetkel. Ja vot sellest Einstein järeldab, et samaaegsus on suhteline. Et üks vaatleja ja teine vaatleja, tähendab siis, kui nad asuvad erinevates ruumipunktides, siis nad hetkede järjestusel annavad erinevaid hinnanguid, et see ei ole samaaegne. Aga kas on nii, Laur, et siin taustal on see eeldus, et valguse kiirus erinevates taustsüsteemides on igal pool sama? No seda ka, jah, aga et valgus ikkagi liigub sellel hetkel, millal ta jõuab kummagi vaatlejani, see on nagu fikseeritud. Aga siis, et kuidas nad interpreteerivad seda valguse nagu tuleku hetke alguspunkti, et see on erinev. Et samaaegsus sõltub taustsüsteemist. See on, Einsteinil võtta selleks pikalt, see oli üks väike lõiguke lihtsalt selles raamatus. Aga mõtteeksperiment on siis see, et tegelikult ei pea ju välk seda rongi tabama, et seda katset teha. Et see on puhtalt mõtteline katse ja järeldus on siis väga sügava mõtteline. Ma püüaks nüüd veidikene intrigeerida ja küsida, et mida sa, Laur, sellest mõtteeksperimendist arvad, mida juba vanas Kreekas korraldati Achillese ja kilpkonnaga. See oli ju ka mõtteeksperiment. Absoluutselt, jah. Ja sellest areneski palju huvitaid mõtteid. Aga räägi, huvitav, et see jutt sinna läks, et võtame korraks selle mõtteks, see on tõesti üks esimesi teadaolevaid või? Ja et milles see siis seisnes ja mis sealt välja arenes? Tasub kuulajate mälu võib-olla üle värskendada. No teadaolevalt oli see situatsioon, et tähendab, väide kõigepealt, mida püüti selle mõtteeksperimendil tõestada, see, et Achilles ei jõua kunagi kilpkonnale järele. Nad jooksevad samal distantsil mõlemad võidu, aga kilpkonnale on esialgu mingisugune edumaa antud. Ja nüüd on siis niimoodi, et sellel ajal, kui Achilles kiiresti joostes jõuab kilpkonna selle positsioonini, kus ta algselt oli, on kilpkond juba edasi nihkunud. Nüüd peab siis Achilles talle järele jõudmiks selle uue vahemaa katma, aga siis kordub jälle see sama situatsioon. No ja nii lõpmatuseni ja siit, vähemasti oma arutlusega ei jõua me kunagi kilpkonnale järele, see on tõsi. Zenon järeldas, et liikumist ei saa olla, kuna tekivad paradoksid. Et oli siis selline koolkond. See tuleb see Parmenidese kanti. Jah, just nimelt Parmenidese kanti, et tegelikult olev on muutumatu, liikumist ei saa olla. Ta tuleb selle veenra pealt. Ja. Kindlasti leidus selle mõtteeksperimendi taustal ka tarkpeid, kes hakkasid edasi-tagasi näiteks kõndima või jooksma või näitama reaalse katsega, et liikumine on võimalik, aga see nagu ei ole ka
sellesse õigesse žanrisse, sellepärast et me peame lahendama paradoksi või sellise probleemiga mõttejõul. okei, jah. Ja siin on nüüd hulk küsimusi, et kas seda teepikkust on võimalik jagada lõpmatult või mitte. No, mis on kiirus, kõik sellised asjad, mille ütleme, Aristoteles teatud mõttes lahendas ära, tõi sisse potentsiaalsuse mõiste või niimoodi, et ruum on ikka potentsiaalselt lõpmatult jagatav, aga selline konkreetne matemaatiline lahendus tuleb võib-olla seal Newtoni Leibniziga, kus hakati piirväärtusest rääkima, et siis saab formuleerida funktsiooni piirväärtuse ja näidata, et üks võimalus on meil summeerida seda lõpmatut geomeetrilist progressiooni, kust ka üllatavalt tuleb välja, et tulemus on lõplik. Ma ei tea, millal selleni jõuti. Ma arvan, et see oligi Newton ja Leibniz sellega... Nüüd ma sain tehti esimest korda üldse sellest aru, sellepärast et tõesti, et kui ma sellest kilpkonnast ise mööda silkan, siis see ei lahenda probleemi ära sellel tasandil, kus see on ta püstitas, eks ole. Jah, nüüd vaata, võttis ka 60 aastat aega, et üldse jälle jõuda, millest jutt käib. Ja see alles Newton ja Leibniz siis... integraalarvutus siis. Matemaatikud väidavad, et rangelt see võib-olla 20. sajandil tuleb veel teha mingisuguseid lisateooriaid, aga ma ei ole väga süvenenud sellesse, et põhimõtteliselt diferentsiaalarvutus, lõpmatult väikeste suurustega arvutamise reeglid, need on siis paljude taoliste asjade kohta on öeldud ka, et kõik füüsikud teadsid ja kõik matemaatikud uskusid, et see nii on. Ja matemaatikul võttis muidugi aega mõnel juhul, kuni ka nad teadmiseni jõudsid. Matemaatikud uskusid ja füüsikud teadsid ja matemaatikud uskusid. Ja mida täpselt? No konkreetselt see käis küll, tähendab selle Kepleri oletuse kohta, tähendab, et kuidas kerakesi kõige tihedamalt pakkida, mille kohta Kepler juba 1600 midagi andis selle konkreetse suuruse, millest tihedamini enam ei saa. Mingi 74% see on selline irratsionaalarv, aga siis matemaatikutel ilmus siis lõppvariandis selline artikkel eelretsenseeritud ajakirjas alles 10 aastat tagasi võib-olla. Ja sellest hetkest avata siis matemaatikud ka teavad nüüd, et tihedamini enam ei anna pakkida. Teoreemi tõestus. Jah, teoreemi tõestus. Jaa. Kuidas siis nüüd edasi kohe minna? Võtab kohe kukalt kratsima, et diferentsiaalarvutus, nii. Aga tuleme tagasi siis selle Einsteini näite juurde. See on see teine, ütleme, mina lähenen sellele probleemile nagu teisest, mulle pakub see kujutlusvõime eelkõige siis üle sellest nurgas, kus ta tuli jutuks siin selle samas lehes intervjueeritud Mark Vernoniga, et tsiteerin siis Vernoni, et siin ta räägib siis sellest, et inglise traditsioonis on eristatakse ühelt poolt siis loovkujutlusvõime imagination ja teiselt poolt siis fancy, mis on selline viljatu kujutlusmäng. Ja et inglise traditsioonis pärineb loova kujutluse imagination ja fantaasia fancy eristus Blake'ist tosinkond aastat vanemalt Samuel Taylor Coleridge'ilt, kes oli üks vähesed, keda ta hindas ja kelle loomingust aru sai. Kõigepealt peab muidugi mainima, et nende kahe mõiste vahelise tähenduspiirid ei ole kivisse raiutud. Coleridge'i tõnul on aga asja tuum selles, et kui pelk fantaasia on suures plaanis viljatu vaimumäng, siis loov kujutlus määrab selle, mida me üldse näeme, kuuleme, tajume. Sellel arutluskäigul on üsna praktilised tagajärjed. Albert Einstein pidas kujutlusvõimet väga oluliseks, tema arvates oli see meie kõigi suur abimees. Oma kuulsas mõtteeksperimendis kujutles Einstein end valguskiirel justkui vagunis sõitva lapsena. See esmapilgul naiivne kujutluspilt viis ta lõpuks ära tundmisena, et valguse kiirus on universumi suurem ning aitas tal seeläbi välja töötada erirelatiivsusteooria. See on väga hea näide sellest, et looval kujutlusel on keskne koht mitte ainult kunstis, vaid ka teaduses, kui see vanast paradigmast välja üritab murda.
et kas see käis kuidagi siit läbi niimoodi vihjamisi, et see, millest nüüd Vernon räägib siin, et see oli teistsugune eksperiment kui see 2 valguga, sain ma õigesti aru või? jah. Et mis seal siis oli, seal see, kuidas see käis ja mis on selle eksperimendi sellised siis kaugemad tagajärjed? Kas oli see päikesevarjutuse asi või? Ei, see on erirelatiivsusteooriani viinud, aga mul ei tule nüüd see, need detailid meelde. Pigem võime siin rääkida sellest, et nüüd, mis teeb mõtteeksperimendi. Et võib ju kujutada ette igasuguseid asju, aga nendest ei saa tuletada suurt midagi. No teeme ühe mõtteeksperimendist. Et kujutame, et siin on meie ees laual on must auk, ma panen käe, võib-olla kindlas käe, musta auku, võtan asjad kõik, mis sinna sisse langenud, võtan välja ja siis see must auk kaob ära. Me ju suudame seda ette kujutada, eks ole. Ma ei tea, kas Jaak... Väikse pingutuse. Ja. Aga ometigi see kuulub sellesse rubriiki võib-olla siis see fancy. Ja vähemalt tahtsin öelda, et see oleks Coleridge'i järgi läks. Tegelikult, et oleks piisavalt suur must auku kätt sisse ajada, see võiks ikkagi siin maamassiga olla selline keha. Ja muidugi sealt käsi pärast enam välja ei tule, jääb ka sinna sisse. Nii et mitte igasugune kujutlus ei anna meile sellise eksperimendi rolli välja. Ja nüüd peame hakka mõtlema, et mis siis teeb sellest kujutlusest niisuguse tegeliku füüsikaliselt uut infot andma kujutluse. Et nüüd see rong näiteks, sealt tuli uus mõte, aga miks sellest mustast august ja niisugusest käest seal sees ei tule tegelikult midagi, kuigi me võime seda ette kujutada, aga ometigi ta ei päde. Jaak äkki oskab midagi arvata selle kohta. Väga otse ei oska, tähendab ainult. Kas see selline mõtteeksperimendist kummutab üldse mõtteeksperimentide mõtte? Vist ei kummuta, sellepärast me ju teame töötavaid mõtteeksperimente, nii et selline võib-olla veidi kiivas näide, mis selle musta auguga tõid, see ei sunni meid veel kahtlema paljudes mõtteeksperimentides, mis on kenasti töötanud. Jah, et mina oma loengus ka rääkisin näiteks selline füüsik ja teadusfilosoof Ernst Mach 19. sajandi lõpul väga, kuidas öelda, propageeris mõtteeksperimente füüsikas ja tema just rõhutas, et see mõtteeksperiment peab ikka käima nagu tuttavate asjade kohta, et musta auku me pole elus kuhanud ja nagu suudame end võib-olla ettekujutus seda ette kujutada. Ja siis see kujutlus ei pruugi olla usaldusväärne, et peame tegema selliste asjadega, mis on meile tuttavad. See rong, välgunöök, need on siiski nii palju tuttavad, et seal seda võiks usaldada. Et me ei saa mõtteeksperimentidega kihutada ka niimoodi üle universumi laiali ja arvata, et see kõik alati toob õige tulemuse. Achilleuside kilpkonna on ka võimalik ette kujutada, nii et selles mõttes et mingisugune empiirikaga seos peab mõtteeksperimendil olema. Seda see Mach, jah. Teisipidi on muidugi selline asi, et tõepoolest on objekte, millega me ei ole sedasi vahetult kokku puutunud silmast silma, nagu must auk või taolised, eks ole, aga ometigi mingite asjade jaoks, võib-olla tunnetuslikku või oleks nagu kasulik nendest mingit kuvandit siiski omada. Ja siis on sageli selliste populaarteaduslike artiklite juures on ka illustratsioonid, mille kohta on kirjutatud, see on kunstniku ettekujutus. Ka see kunstniku ettekujutus, ta peab
mingil määral vähemasti teaduslikult pädev olema, ta peab sellise nähtuse üldiseid jooni tagama, aga teisipidi ta loob mingisuguse sellise visuaalse kuvandi, mis võib-olla vaatajas tekitab rohkem tundeid kui võib-olla lihtsalt palja teksti lugemine või valemi vaatamine keskmises lugejas võib tekitada, nii et see on ka kujutlusvõime mõningane mängumaa. Jah. Lisame. Mulle tulevad mõtted umbes niimoodi, et praegu, et kui eksperimentaator tegeleb empiirikaga, võib-olla näiteks kobakäpp ajab seal kemikaale laiali ja midagi ei puhasta laseril mingeid peegleid ja siis et kas mõtte eksperimentaatoril võib-olla olla ka et mõtteeksperiment on selline küllaltki turvaline, et ei juhtu selliseid, ei lähe midagi põlema ja ei juhtu äpardust, ei saa kõrvetada, ei saa elektrilööki. Et kas mõtteeksperiment võib olla ka kujutlusvõime käpardlikkuse tõttu ebaõnnestunud? Et see nagu Jaak siin rääkis sellest kunstnikust, kes joonistab musta augu illustratsiooni, et see on tema, kas mõne kunstniku selline joonistus võib olla nagu parem ja mõnel siis mõtteeksperiment äpardub sellise kujutlusvõime nõrkuse poolest, või käpardlikkuse poolest, et kujutlusvõime ise on vildakas kuidagi selle isikul. Mul tekkis just kujutluspilt sellest, kuidas AI tekitaks sellise video hõlpsasti, kuidas Laur pistab oma käe sellesse musta auku ja mis siis kõik edasi juhtub või ei juhtu. Ja mis ta sealt kõik välja tõmbab. Nii nagu mustkunstniku kübarast saab tõmmata välja ka mustast august. See oli, nii mulle meenub Vene sõjaväest, kui peldik ära ummistus, vabandust väljenduse eest, ja kui seda siis puhastati, mis sealt siis kõik välja tuli, lõpetades püssitäägiga. Selline kelmikas meenutus. Aga see on huvitav, et need kunstniku illustratsioonid tulid mängu, et mul on siin, ütleme see minu rännak selle saate ja lehega on siin kestnud laias laastus, vaata, hakkab 10 aastat juba saama valmis, aga võib-olla kõige suurem, üks suuremaid ahaa-momente oligi võib-olla eelmisel sügisel, kui ma sellisel Gary Lachmani intervjueerides sattusin, või tema raamatut lugedes küll sattusin Owen Barfieldi jälile ja see, mis oli mul see ahaa-moment, oli seal, et kuivõrd Barfield jagab, eks ole, siis ütleme, nii palju mina saan reaalsuse mitte representeerituks, need on siis kõik see elementaarosakaste supp, mille sees me oleme ja siis ja representeeritud, see on siis, kuidas meie teadvus selle suppi niimoodi meile tuntaval viisil kokku paneb ja et Barfield rõhutab, et kuivõrd seda ma tsiteerin ta siin, et Barfield rõhutab, et kuivõrd inimene ja tema teadvus on aastatuhandete vältel põhjapanevalt muutunud, on seda teinud ka meie kollektiivsed representatsioonid ehk maailm meie ümber. Ehk et need loodusõpikute pildid, mis kujutavad maakera, ma ei tea, 2 miljardit aastat tagasi, need ei saa kujutada maailma sellisena, nagu maailm 2 aastat tagasi oli, sest siis ei olnud teadvus, kes teda niimoodi vaatas, vaid need kujutavad parimal juhul meie ekstrapolatsiooni sellest, mismoodi maailm oleks meile paistnud 2 aastat tagasi, kui ma oleks 2 miljardit aastat tagasi olnud. See oli minu jaoks täitsa selline vau, et mõte läks lõbusatele radadele. Lauri kindlasti mäletab, kui me veel seal oma vanas majas elutsesime, Riia 142. Teoreetikud olid ülemisel korrusel ja seal koridori seina peal oli üks teaduskarikatuuride tahvel. Ma ei tea, kes neid sinna riputas, aga keegi need riputas ja üks, kui sa nendest elementaarosakestest praegu rääkisid, üks karikatuur tuli mul väga hästi meelde, sest mul meelde jäänud. Istuvad 2 sellist jotat, istuvad prügikasti ääres ja kummutavad midagi. Üks ütleb teisele, et tead kõik need nähtamatud osakesed, need neutriinod ja teised, see oli see põhjus, miks pärast ma jooma hakkasin. Aga nüüd ma näen neid.
nii et kujutlusvõimet jah, teatud abivahendid võivad kohe teame. Nojah, siit me jõuame psühhedeelsete kogemuste, mida uuritakse praegu suure usinusega, aga et kuidas, ma ei tea, palju sul, Lauren Barfieldiga olnud, ei ole eriti? Ei, ma ei ole, jah. Aga see mitte representeeritus, ma nägin, et see on nagu kaasa, et noh, jutt oli jälgitav ja vähe niimoodi, eks, et palju, mis peale selle kelmika pilapildi, mille sa niimoodi, tuleb sul sealt midagi ette veel? Ei, vist väga ei tule. No mulle assotsiatiivselt tuli just, et kui nendest kujutluspiltide peale läks jutt. Küll aga tuli mul vahepeal see mõelda, et kui sa rääkisid siin, et inglise keeles on lähedase, aga siiski erineva tähendusega sõnad, tähendab eesti keeles on ka sellest kujutüvest õige mitu sõna, on see kujutlema, millest me siin praegu räägime, aga on ka sõna kujutama, mis on veidike teistsugune ja on ka sõna kujundama, mis on hoopis teistsugune ja siis on veel 4. sõna, mis ei ole küll kujusõna, aga väga lähedase tähenduses on kuvama. Ja see on nüüd siis juba tehnoloogia ja arvutikuva mõttes, nii et nojah, lõppude lõpuks ei pääse me ei üle ega ümber, et see maailm jõuab ikkagi meie kuidagi kuhu ta siis jõuab? No ütleme siis teadvusesse või me räägime ja kõneleme sellest ikkagi keele vahendusel, et see on oluline moment, need kujud ja palju lubav teeod seal, et võib-olla vaatame või sikutame seda niiti natuke, et keele roll... Kuju nagu viitab visuaalile kõigepealt või kõige rohkem, tähendab jaa, võib-olla võtakski see, et üks parimaid õppejõude, kes mul tuleb meelde ja kellele ma ütlen sooja mälestusega tagasi, oli minu mikroökonoomika õppejõud, kunagi sattusin oma segase elukäärkäigus doktorantuuri Clarki ülikoolis. Tema õpetas meile mikroökonoomika, et seal ei toimu mitte mingit ökonoomilist plara, ainult lahendasime ülesanded, no järjest, ainult üks ülesanne teist taga. See oli väga kasulik. Ja siis mul hea meelde rääkis Hollandi aktsendiga, rääkis inglise keeles, the first thing to do is to draw nice the picture. Et see on, et kuidas teie sellesse instruktsiooni suhtute, et esimene asi, mida teha, on teha üks joonista pilt. Noh, ma ise küll ei ole väga suur pildi joonistaja, selles mõttes ma küll suur pildistaja küll, aga noh, tõepoolest üks pilt võib avada palju enam ja on niimoodi tegelikult, et meie keel on ju üks selline lineaarne moodustis. Ta sõnade järjestust, lausete järjestust ajas. Aga pilt samal ajal on vähemasti kahemõõtmeline, ta on nagu avab sellised momente ja mida lineaarne keel sellisena ei võimalda võib-olla avalda või nii et oli kunagi üks selline mitte kunagi, aga mõned aastad tagasi oli üks selline ulmefilm. Inglise keeles tema pealkiri oli Arrival, saabumine. Ja ma ei tea, kas sa, Laur, ka seda nägid või näinud, ta on üks parimaid neid ulmefilme, mis ma olen näinud ja seal saabusid maale sellised tulnukad, kelle keel oligi visuaalne keel, tähendab mitte selline lineaarne, vaid visuaalne keel ja selle tulemus oli ka see, et neil oli seetõttu hoopis teistsugune suhe ajaga. Hoopis teistsugune suhe ajaga, tähendab, nad said ka ajas teatud mõttes liikuda või rännata, nii nagu meie ruumis saame. Aga kuna neil oli aeg, oli selline kahemõõtmine moodustis, siis see andis neile täiendavaid vabadusi. Ja see oli, ma ütleks seda selline esimene lingvistiline ulmekas, mis ma näinud olen, aga mõte oli väga hea ja töötas seda väga paar aastat tagasi oli, jah? Paar aastat tagasi. No rohkem kui paar. No võib-olla 5-6 aastat. Ja. Mis ta eesti keeles siis võis olla, saabumine või?
arrival või the arrival, jah. Nojah, õllust elada, ma ei saa praegu lihtsalt netti. Aha, aga nojah, siis sama küsimus ikkagi, et pilt ja see, kui läks selle kuju ja kujutlus ja image ja imagine, seal on kõik, eks ka see pilt on seal kuidagi ikkagi taga. No, et me juba siin rääkime, et kuutlusvõime, kas on käpardlik või mitte, aga et mida ikkagi inimene üldse suudab ette kujutada, et kas ta suudab ette kujutada sellist, mida ta pole elus kohanud üldsegi mitte. Et kas see on üldse võimalik? Et kui tulla nüüd võib-olla sellisele tähenduse teejuhtide nagu üldteemale tagasi, siis loodusrahvastest on või põlisrahvastest on palju juttu olnud, kuidas nende maailmapildis kõik on elav, kõik on tahteline, ka ütleme, jõed, kivid ja metsad ja nii edasi. Et kui nemad oma keskkonnas, ja ma räägin siin väga sellise tugitooli antropoloogi vaatepunktist puhtalt kuutusvõimele tuginedes, kindlasti on neid, kes näevad, kuidas ma eksin siin mingis aspektis, aga ikkagi, et kui nendel põlisrahvastel... Sinu kõrval neid väga ei ole, nii et... jah, aga kuulajate hulgas kindlasti on ja ma siis tunnistan oma vigu. Et kui nende keskkonnas kõik olidki sellised tahtega tegutsevad elus objektid, siis nende kuutlusvõime sellega piirdus äkki. Et me ei saa, nad tegid suuri saavutusi ja seal on kindlasti väga huvitavaid lugusid, kuidas nad on avastanud midagi, mingid ravimtaimi ja nii edasi. Ja võib-olla on ka siis juhtumeid, kus see sama kuutlusvõime viis neid eksiteele, aga sellest lugusid lihtsalt ei ole. Nii, ja meie võime püüda olla nende moodi ja püüda ette kujutada nende elukeskkonda, aga kui me ise seal ei ole, siis on natuke raske. No siis kunagi edasi tulevad linnastunud tsivilisatsioonid ja suured riigid aga samal ajal väike infoliikuvus, et korraga võib minu külast läbi marssida 100 000 sõjavägi ja mis see siis kõik põhjustab ja selline maailm, kus taevas on pea kohal ja kõik on nagu süsteemne. On see perennialism või kuidas me seda siin nimetame, et ütleme, on ka teatud tüüpi nähtustest, mida inimesed kogesid, siis see andis nagu kuutusvõimele mingisuguse sellise raamistiku, kuidas mõelda maailmast. Tänapäeval vaadates võib-olla tundub nüüd, et see, et maailma valitseb Jumal, on nagu samasugune nagu üks teine kuuteldav tegelena jõuluvana, et tore, kui ta tuleb kunagi, aga kui hakata loogiliselt mõtlema, kus ta siis muul ajal on ja kuidas tal õnnestub jõuluõhtul igal pool käia, siis tulevad vastuolud, et Jumalaga on umbes samamoodi, et tore, kui ta on, aga kui temast nagu mõelda süsteemselt, siis tekivad paradoksid ja probleemid ja see asi, selle süsteemi sees. Selle süsteemi sees ja siis neid tuleb kuidagi lahendada ja siis me kujutame midagi ette. Ja siis mingil hetkel, järgmisel hetkel olid juba mehaanilised riistad nagu näiteks kell. Ja see oli ka vägev saavutus. Oli siis, ütleme, algidee selleks, et kujutada maailma ka kellavärgina või sellise mehaaniliste rammasrataste kuidagi liikumisena, kokku haakumisena, mis siis on võib-olla sellise naivmaterialistliku maailmapildi alus. Aga tänapäeval, kui me nüüd vaatame siin, siis meie ümber on ju arvutid. Ja see, kuhu tänapäeva teadus tüürib, on võib-olla just see, et näha maailma kui mingeid algoritmide kogusid, infohulki, mitte enam materialism, et võib-olla nüüd see, et Hardo kutsus meid siin Jaaguga stuudiosse, et materialismi, kuidas siis oli, vangikongist või nendest ahelatest vabaneda, aga tippteadus on sellest juba vabanenud tegelikult. Aga meie ühiskond, ütleme ühiskondlik poliitiline paradigma on selles kinni ja sellega ma olen täiesti nõus, absoluutselt. Nii et sageli see teaduse taoline kriitika, materialismiga seoses tundub mulle sellise õlgmehikese ründamisena. Ei, seda rõhutavad ju kõik, et 20. sajandi füüsika lõi esimese prao selles ütleme siis
sotsiaalpoliitilisse institutsionaalsesse aga need masinad või millest sa rääkisid, mis mulle meelde tõi, no Descartes ju pidas loomi, elusolendeid, inimesed olid rõõs möönduse tegema, aga pidas neid mehaanilisteks masinateks. Selline keeruline kellavärk, mis käis ja siis oli tal see tore kokkupõrge, kui ta läks Stockholmi kuninganna Kristiinale koduõpetajaks. Ega ta pikalt küll ei jõudnud, see suri ruttu ära, eks ole, aga siis Kristiina oli nipsakalt öelnud, et tema küll ei ole pannud tähele, et tema kell talle beebisit tooks. Et see oli vähemasti selline kindel vaheasjadel sees. seda ma pole kuulnud. Aga et võib-olla see informatsiooni algoritmide paradigma, ma kujutan ette, et me äkki veel ka jõuame sinna rohkem seda... See on kummaline näha, et me laename neid põhimetafoore nendest masinatest, mis meid ümbritsevad, tundub mulle niimoodi. Olete ka pannud ja Descartes ilmselt, kuigi mingid võib-olla algideed arvutitest olid, aga siiski niisugusel tasemel mitte, et ta ei oleks suutnud, ka Aristoteles, ütleme. Et ja meie võib-olla oleme ka, peame nüüd aru andma ka, et kui see, ma ei tea, tippfüüsika, tippmatemaatika, seal ajuuuringud, kognitiivpsühholoogia, teadusfilosoofia püüavad maailma kirjeldada just selles infoteooria või infotehnoloogia kuidagi võtmes või analoogiat abil, et siis ka see ei pruugi veel olla see nagu asja tipp, et sealt võib-olla on võimalik kuhugi veel edasi minna, mida meie kujutlusvõime praegu lihtsalt ei oska esile manada, sellepärast et meil pole neid tehnilisi vahendeid, seda inspiratsiooni pole veel tulnud kuskil. Jah. See huvitav, ma tulin, jälle siin kuuled midagi, siis tuleb assotsiatsioonid sellest, mis on varem kirjutatud ja kuuldud, et oli kohe, kui Laur Kella jutuks võttis, et siis tuli meelde see, et moodsa tööstusajastu kõige iseloomuliseks masinaks pole mitte aurumootor, vaid kell. Ütleb USA siis ajaloolane ja filosoof Lewis Mumford, mis on selles mõttes jah, et see et üks osakene lükkab teise käima ja ma ei tea, kas... Ja hammasrattad seal kõik tik-tak, siis käivad ringi. See on... Aga sellel ajal siis see hakkas Planckiga sisuliselt, see pilt hakkas Planckiga... Kellad kui sellised on tänapäeval ka kusagile mujale juba hoopis jõudnud ja kasutavad hoogsalt kõik seda moodsat kvantmehaanikat ja taolisi teooriaid. Need ei ole enam hammasrattad, mis ringi käivad, need on aatomid, mis kuskil spetsiaalsetes tingimustes viibivad ja valgust kiirgavad ja võnguvad. No ma arvan, et siin võib selle Vernoni juurde tagasi tulla, ta on seda teistmoodi sõnastanud, aga siukene termin, millega ma olen vähemasti kokku puutunud, on see physics envy või et füüsika kadedus, et kuivõrd füüsika oli niivõrd edukas selle mateeria taltsutamisel, et siis hakati kõiki asju siis füüsika järgi ja kui ma vaatan tagasi oma õnneks nüüd minevikku jäänud karjäärile majandusteadlasena, siis sisuliselt on niisugune füüsika, isegi mitte füüsika, vaid matemaatika tekstülesanded teiste sõnadega, et kui me nimetame Y tarbimiseks või Y, ma ei tea, mis ta oli, heaolu indeksiks ja X-i porgandite hulgaks, et see ei tee veel, eks ole, ju majandusteadust või matemaatikast ei tee majandusteadusteks, et ma ei tea, kus ma selle jutuga nüüd tahtsin. See physics envy, jah. Või füüsika kadedus, et mida te sellest füüsikutena ise arvate? Olete kuulnud või on tulnud siuke termin ette mõnes kaasa? Ei mõtesta lahti. See, et kuivõrd füüsika oli nii edukas, võtame siis kogu see eriti pärast Oppenheimerit, et siis kõik üritasid hakata tegema oma teadusarvust füüsikat. Selleks, et majandusteooria saaks teaduseks, peaks olema nagu füüsika. Täpselt, igal asjal on. Ja pärast olles tippis õppenud siin veel 87. või 8. aastate keskel, mingid täiesti ma ei teagi, mis see veel oli. Ja siis läksid läände, siis oli igal asjal oli vastus ja see oli päris tore mõnda aega. Aga öeldakse ju ka, et mida uurib füüsika, et füüsika uurib kõike.
aga selles kõiges ainult selle kõige üldisemaid või põhilisemaid või fundamentaalsemaid või läbivaid või tõdesid, mis nagu seal kõige alla asetsevad või kõige enam seda kirjeldavad. Noh, aga nüüd füüsika ise või füüsika sees tähendab, ega ta ei ole ju meil probleemitu paraku. Me teame nüüd oma probleeme, tume aine ja tume energia, mis on püsti siin juba vähemasti pool sajandit, aga mille kohta me väga paljut ei oska öelda, kui muud, et ta seal kusagil on ja gravitatsioonilist mõju avaldab, aga mis ta siis tegelikult on, peavalu. Aga võib-olla jällegi kujutlusvõime mängib meile vingerpussi, et me ei suuda edasi mõelda. Et siin oli juttu füüsika kadedusest, aga kui ma nüüd vaatan, mis fundamentaalfüüsikas toimub, siis mingi konvergents just selle arvutiteadusega on. Et et selles mõttes, ma rääkisin, et maailm kui infohulgad ja algoritmi nende peale, et füüsikaseadused võib-olla ei olegi mitte nagu füüsikaseadused, vaid on tegelikult arvutamise seadused. Ehk ta siis läheb ikkagi sellise platonistlikus seda, kuhu ta läheb, seda me täpselt see tuleb, ütleme, algoritm on ikkagi mittemateriaalne mingi. Just nimelt. Maailm on arvutisimulatsioon. Kuni selleni välja, aga see on nagu tõsine teema, et võib-olla asi hakkab pihta sellest, et me rakendame nagu, otsime füüsikaseadusid, aga tegelikult me peaks mõtlema hoopis arvutusseadustest. Et see must auk, sellest räägitakse nii minu erialal, siis on tegelikult kõige komplekssem arvutussüsteem. Kõige tihedamalt tehteid, mis võib sinna panna, ja kõige tihedam infohulk. Ma kindlasti see ei ole nüüd see ei ole kindlasti see, mismoodi algoritmi defineeritakse, aga ma ütlen, et algoritm on mittemateriaalne vormiloov printsiip, kas ma olen sellega väga kaugel asja põhimõttest? Ma ei tea, kas ta on printsiip, aga ta on, ütleme, algoritmid teevad mingeid operatsioone. Parema sõna puudusel. Teevad mingeid operatsioone, et meil on mingisugused bitid kuskil. Need on kas mingid, kui me nüüd mõtleme siis fundamentaalfüüsika mõttes, äkki mingid ruumiühikud või osakesed, ja nendega tehakse operatsioone. Igal sammuga siis Aga mida teeb väli siis? Kuidas seal panna nüüd välja? Täiesti jaburad küsimused teile, aga mul oli ka paremat pole võtta. Siis osake oleks nagu väljateooria mõttes nagu lainepakett. Osake oleks nagu lainepakett selles mõttes, et on mingisugused lained pandud kokku ja siis ta on teatud lokaalsusega, teatud kohas, kus lained on nende harjas ja mujal on siis selline säbru, mis hajub ära. Kui mingi selline pilt. Aga nüüd, algoritm oleks, et see osake pole mitte lainepakett, vaid andmepakett. Andmepakett. Et on mingid andmed ja siis, kui me nagu pöördume nende poole, uurime, mis seal on, siis me saame mingisuguse vastuse. Et see on nagu abstraktsiooni tase nagu veel kõrgemale. Ja, ma saan, et siis, niimoodi oma sihukese nii palju, kui jalad võtavad, üritan kaasa mõelda siin, et siis kui osake oleks seal materiaalne osake oleks seal laines, siis ütleme, infohulk oleks seal algoritmis, siis nad on natuke nagu paralleel. Algoritm on see, et kui siis see osake kohtub teise osakesega, mis siis juhtub, siis on mingisugune algoritm, mis ütleb, mis siis juhtub. Või kui ta läheb kuskilt mööda, siis mis seal juhtub, seda kirjeldab mitte siis füüsikaseadus. Mis see algoritmid üldse see etnoloogia on, peaks järele vaatama, ma pean ikka saama neti sisse, kui ma üritan saada. Sest mustade aukude juures minu arust üks põnevamaid küsimusi oligi see informatiivne paradoks või mis siis saab informatsioonist, mis musta auku kukub või ei kuku või kuhu ta pidama jääb ja. Ahah, nii et see üks asi, mis ma siit kaasa võtsin või see esimese tunni jooksul on see, et fundamentaalfüüsika hakkab kokku sulama siis arvuti vähemalt teatud mõtlejate poolt ja ka teatud konkreetsed artiklid, juba füüsikaartiklid, kus näidatakse, et must auk on see arvutusliku komplekssuse nagu maksimeerija. Et sellepärast, et sealt mustast august ei pääse midagi välja, pole mitte sellepärast, et sealt nagu füüsiliselt ei pääse välja, vaid et see on arvutuslikult nii kompleksne, et sealt ei ole võimalik võtta välja. Selleks, et võtta, oleks vaja teha tohutu arvutus
selle arvutiteaduse mõttes tohutu hulga operatsioone, et see ei ole nagu praktiliselt ei juhtu seda. Ahah, no kui kõige, nüüd minna jällegi tagasi asja lätete juurde. See on nii nagu raha on läinud arvutuslikuks, bitcoinid minu arust seal ju väntavad algoritmid suured taga. No, aga see, mis ongi huvitav on, et me saame nagu füüsikat ja ütleme siin finantsi ja ka võib-olla humanitaariat ja kuni kunstini välja kirjeldada mingisuguse sama paradigmaga, mis on arvutusteooria või igal pool on algoritmid, igal pool on bitid. Ja nende jaoks on omaette seadused, mis siis kord rakelduvad ühes valdkonnas, kord teises valdkonnas. Et see on nagu see, kuhu nagu see teaduse tipukuutlusvõime on nagu praegu liikunud. Et sealt ei tule mitte metoloogiat, vaid tulevad mingisugusel teisel tasandil see asi läheb abstraktseks ja, ja kõike haaravaks. Ma tahtsin selle jutuga no jälle, kui nüüd minna asjad sellise tuvastavate läteteni, siis lääne puhul Pythagoraseni, et see kõlaks nagu Pythagorasega, et ikka maailm koostab numbritest ja on see ka arvutatav. Ja põhimõtteliselt, eks ole. Platon raudselt sees, et kõik matemaatilised objektid või on siis, kus need bitid siis on ja aga ütleme ideoloogia mõttes või 20. sajandi mõttes siis Kurt Gödel võib-olla on seal üks tegelane, kellest tuleb mõelda järjest mittetäiulikkuse matemaatiku ja aritmeetika mittetäiulikkuse teoreemid. Alan Turing, eks ole, arvutiteaduse pioneer, siis võib-olla Claude Shannon, informatsiooniteooria, seob füüsikaga, entroopia, informatsioon, et on võib-olla sellised Claude Shannon on, millal tema jaoks on tema uus? See oli vist 1948, kus siis ta näitas, et informatsioon ja entroopia on omavahel niimoodi seotud. Jah, selles mõttes on loogiline, et see praegu kõige muljetavamad edusammad on tõenäoliselt praegu hetkel võib-olla selle vähemasti, mis niimoodi lained löövad siin ühiskondlikus teaduses, ongi tõenäoliselt tehisarus ja see siis annab need metafoorid siis. Aga teaduses, mida siis konverentside artiklites arutatakse, on ka see, et mitte ainult selline ühiskondlik, vaid see kuum teaduse südamik praegu nagu eks see on jällegi fookus on läinud nagu sinnapoole. Võib-olla see kõlab esoteeriliselt natuke, aga eks me kõik siin tegutseme mingis ühises väljas, et eks see mõjutab tõenäoliselt ka seda, mis õhus on. Aga et mõnes mõttes see koperniklik revolutsioon on äkki juba peaaegu 100 aastat tagasi toimunud seal 20 sajandi veel keskel juba. Ise oli palju ta ühiskondliku teadvusesse sellele jõudnud, et see on see nüüd ta ilmselt. Ja kas need revolutsiooni tegijad ise ka taipasid, mida nad tegelikult nagu valla pääsid? Mõtled nüüd ikka seda kvandi... Ei, ma mõtlen nüüd... seda viimast asja. Ma siin natuke ka tegin uurimistööd, et on üks sükene Shannon et info on negatiivne entroopia seob siis füüsika ja informatsiooni. Aga näiteks üks isik, kellest ma ei teadnud, Konrad Zuse, Saksamaal. Kuidas ta perenimi kirjutatakse? Z-iga. Kas temal oli see rehendusraum või? Just nimelt, siis me olemegi me oleme järginud samu liine, et tema oli esimene, mis see oli rehendus? Arvutav ruum. Arvutav ruum. Rehendusraum, jah. Et ta ise oli esimene, kes tegi programmeeritav arvuti 1941 Saksamaal. Siis teatud riigistruktuurid said teda toetada ja ta seal arenes kõvasti, aga see rehkenda universum 1967. Et Jaak on ka varem rääkinud siin nendest rakuautomaatidest. See ongi põhimõtteliselt sama, et meil on ruum jagatud mingiteks rakkudeks ja siis, kuidas ta seal areneb, siis sõltub mingist algoritmist, et naaberrakud... Ja juba väga lihtsad algoritmid võivad genereerida väga põnevaid kujundeid ja arenguid tegelikult. Jah. Oota, ma ikkagi kahjuks ei saa praegu, et kuidas, mismoodi meil üldse algoritm, mida ütleb meil sõnaraamat, et me üritame täpselt, mida ütleb sõnaraamat meil? Kas algoritm ise tuleb Al-Kharazmist või... Ma just mõtlesin, mis see etümoloogia on? See Pärsia
päris hea nagu filosoof seal, ma ei tea, matemaatik, poluhistor ehk kõik universaalõpetlane. Ma ei tea, kas 12-13 saanud või kunas ta seal tegutses. Saada see ütleks läbi tele. Okei, nüüd ma saan aru, milles asi on. Eesliidi all nagu Persia poole viitab. Noh, Araabia poole. jah. Ahah, et siis algorid, jaa. Aga no siin ongi, kui nüüd hakkame tunnikene on meil siin niimoodi läinud, et kui nüüd selle kujutlusvõime juurde tulla tagasi, et siis see 61. lehe intervjuu keskmes oli siis William Blake ja no tema nahutas siis hirmsasti, tema see kurjuse triumviraat oli Bacon, Newton ja Locke. Neid ta siis hirmsasti nahutas ja ma siis küsisin, miks ta Vernonileks, kes ta siis raamatiga, miks ta neid siis nii kangesti hirmsasti nuhtles. Ja ta tihti ta oligi nende vastu ülekohtune. Et üks asi, milles ei saa Newtonit kindlasti süüdistada, on kujutlusvõime puudumine, et kui 100 või 200 aastat hiljem peeti enesest mõistetavaks, et nagu loodusrahvastel, et kõik hingab koos ja kõik päikesed ja tähed on samamoodi elus, aga natuke vähem jutukamad kui meie, et siis see nõudis meeletut kujutlusvõimet, et kujutada ette, et see kõik on tegelikult üks paarile vale allub ja et see on siiani täiesti rabav, et mis aga Newton ka okultismiga või mingist taoliste asjadega vist tegeleb, mingit otsa pidi vähemasti. Suurem osa, Keynes ostis minu meelest need tema arhiivi ära, et see enamus aja ta ikka üritas tinas kulda teha või keegi kirjutas või kellegi raamat on see, et Newton mitte esimene teadlane, vaid viimane maag vist on see. Ma ei tea, palju sina tema nendest okultistikest. Peaks nagu ette valmistama, aga ma mäletan siin Tartu Ülikooli raamatukogus oli väga tore näitus alkeemiast ja siis oli ka... millal see on ära olnud? See vist oli ikka paar aastat tagasi, jah. Kui tuli sõna sisse okultism, et järgmise lehe teema on just, et okultism, et mis tuu on, et selles mõttes, et mis aru saada, piiritada mõistet, et see on nüüd kõrvalteema natuke, kuidas teie selle, et kui juba kahe haritud ja aruka inimesega me koos istume, et siis kasutada aega niimoodi... Jaagul oli oma jutus üks huvitav kogemus seal kirjas, et... See tähendab, vaat selle kogemusega on nüüd niimoodi, et taoline isiklik kogemus. Sa räägisid kehast väljas, jah? Ei tee kellestki selles vallas veel eksperti. Eks ole, ta võib tekitada huvi sellise nähtuse vastu. Nägin ma seal midagi lendas, tuled põlesid, eks ole, võib-olla isegi astusid mul uksest sisse mingisugused seal mehikesed, aga oli niimoodi. Ükskord oli, aga mis ma sellest arvata oskan, midagi ei oska, kui me ei oska seda paigutada kusagisse üldisemasse teaduslikku konteksti, aga sellele isikule kogemusel ma olen nõus muidugi alla kirjutama iga kell, tähendab, see oli selline suhteliselt lühikene kehast väljumise kogemuseks olema päeva ajal kusagil mingisuguse diivani peal lamasin, ilmselt veidike ebamugavas poosis või ja ühel hetkel siis näen äkki, et olen kerkinud lae alla. Ja näen, kuidas keha on seal all, aga mina olen lae all. See oli mõni sekund äratast ja muidu oleks jube paanika puhkenud, ma arvan, eks ole, et kuidas ma nüüd tagasi saan, aga lupsti ma olingi tagasi, aga selline kogemus on olemas see. Ma ei tahaks seda nüüd eriliseks okultismiks teda nimetada. Talle võib arvatavasti anda ka okultseid seletusi või mis iganes seletusi, aga sellele nähtusele on püütud mingil määral ka sellist teaduslikku või ma ei tea, psühholoogilist või füsioloogilist või seletust, aga ega needki minu jaoks väga veenvalt ei ole kõlanud, ütleme niimoodi, mis on selle kehavälise kogemusega seotud.
ja see oli täiesti spontaanne, eks ole? See oli täiesti spontaanne ja tähendab, ma ei tea, et mingisugune eriline sündmus oleks seda nagu initsieerinud, et nagu ma oleks olnud mingisuguses erilises meele- või hingeseisundis enne seda või noh, pärast seda ka mitte, aga mul on sarnane kogemus, et ayahuasca tseremooniat ja siis tulin ka vupsi tagasi, et ma et pärast kahetsesin muidugi, et oleks võinud ikka minna vaadata, mis seal siiruse taga on. Aga sul oli seal teatud selline eesmäng. Ja täpselt, aga sul oli spontaanne. Ja. Nii et noh, mingil määral ma kujutan ette, millest jutt käib. Aga ma võin ka rääkida, kui siis kogemusest juba siin jutt on, et selline mõiste nagu selge uni. Lucid dreaming. See on see, kus näed und, eks ole? Mitte näed und, näed une, tähendab, saad nagu teadlikult tegutseda unenäos. Aha, jah, õige. Sa saad aru, et sa oled unenäos, aga et sa muidu lihtsalt nagu asjad juhtuvad sinuga. Isegi kui sa lähed kuhugi, siis ikkagi nagu, aga siis saad teha teadlikke valikuid. Ja mingil hetkel mul oligi nagu võimalus neid kogeda või nagu tõesti esimese unenägus tekib paanika, et kuidas ma nüüd tagasi saan. Aga siis hiljem juba on võimalik püüda seal midagi süstemaatiliselt teha. Ja minu huvitav küsimus... Kas see on ka mingi vaimse praktika selline... Jah, põhimõtteliselt seda võib ka kasutada selleks, jah. Siin nüüd kahjuks salvestus tehniliste probleemide tõttu katkes, nii et salve sai ainult pool saadet, aga tunneme siis rõõmu sellegi üle, mis salve sai ja avaldame kahetsust, et see nii läks ja loodame, et järgmistel kordadel läheb paremini. Kõike kaunist.